mehed ei nuta. Keegi kaotab ja keegi võidab, aga spordis mehed ei nuta. Portaal Pahv. Mehed ei nuta. Tere teisipäeva, mehed ei nuta eetris, Peep Pahv Postimehest. Tervist. Tarmo Paju Õhtulehest. Tere. Ja Jaan Martinson samuti Õhtulehest. Vahepeal on toimunud... Tarmo ei olnudki enam õhtul Online'ist. No ütleme niimoodi, et ta on täna semu mul. Sellepärast ma nii ütlesin. Nii, aga vahepeal on... See on ohtlik muidugi. Tarmo, ütle, kes on sõber ja ma ütlen, kes oled ise. Meenutades siin mõne nädala taguseid avaldusi Jaani suust, siis see on ohtlik. Ma taandaks ennast selle koha pealt praegu. No okei, siis Tarmo Paju Õhtuleht Online'ist. Vahepeal on toimunud vapustavad sündmused, Peep Pahv on meil aasta vanemaks saanud. Kas sa, Peep, oled ka aasta võrra targemaks saanud? Äkki kommenteerid? See tarkust on mul nii palju, et rohkem mahu enam sisse. Ja kõrvadest juba ronib välja. Ehk siis väheneb ja on järeldus loogiline. Ei vähene, uus tuleb peale, aga siis see, kuna rohkem mahu, siis peab kuidagi nagu seda vana tarkust peab nagu välja laskma. Nii, aga räägime nüüd asjast. Üks ainus korvpallimäng ja sellest on nüüd räägitud päevi ja päevi. Balti liiga veerandfinaal, Kalev VEF, viimase sekundi vise, mis oli 3, mis määrati 2, ja ühesõnaga ütleme niimoodi, et kohtunikud tõid siis Kalevile võidu ja nüüd me oleme seda käianud. Tarmo siin ikka veel rääkis enne saadet telefoni teel pikalt jällegi arutas kõike seda sündmusi ja toimunut ja ma ei tea, kirjutatakse sellest kui palju, et mehed, see on tegelikult on vägev, et üks mäng annab kõneainek päevadeks ja päevadeks. No see on ju iseenesest see, mida see on selline korvpalli ajakirjaniku selline märgunistus ju tegelikult, et see on see, millest me oleme rääkinud hooaja ja ka viimase 2-3 hooaja jooksul, et kahjuks on jäänud väga väheks selliseid mänge Eesti korvpallis, mis annaks nii enne kui ka pärast nii palju jutuainet üldse. Et tahaks ainult rohkem, et see, et siin nii-öelda juttu on palju veel selle normaalaja viimase sekundi viske üle, et see jutt ei pruugi selle näol tulla, aga kui on suuri mänge piisavalt palju, siis nendes suurtes mängudes ka juhtub. Absoluutselt nõus, et see ongi just õieti, suurtes mängudes juhtub, et kui kogu aeg mängitakse üksel tasemel ja head korvpalli, siis ütkma teist ikka oleks, aga nüüd asja juurde nagu minnes, siis ikka siin on põhiküsimus on ikkagi see, et kas siis Kalev nüüd sai selle võidu õiglaselt või ebaõiglaselt ja teine põhiküsimus see, et kas ikkagi nagu see foto nüüd ikkagi oleks pidanud niimoodi avalikkuse ette tulema, et teadupärast siis nüüd, kes ei ole nagu see mängu näinud, tuletame meelde, et seal viimase sekundi viskega tekkis see küsimus, et kas Riia VEF-i mängel siis oli jalg joonel, oli 3 või oli 2 ja videokordusest siis kohtunikud, ma ütlen kõigile ära, et see on Balti liiga reeglites sees, et võib seda 2 ja 3 kahtluse puhul ja viimase kella kahtluse puhul vaadata videot, kui on video vaatamisvõimalus, et see kõik oli õige, et nad vaatasid sealt. Ja tõepoolest, ise olin ka seal ninapidi juures ja mulle tundus ka, et see jalg ja joon ikkagi nagu sulasid kokku ja ka härra Jaak Salumees muidugi oma näpuga väga osavalt näitas sinna peale, et näete mehed, jalg on joonel. Nüüd sa jõuadki selle kohani, mis nagu natukene hakkab rääkima sulle endale vastu praegu, okei, räägi edasi. Ja tegelikult ma ütlen, ja kohtunikud vaatasid ja tõepoolest, mina oleksid andnud ka 2 sealt. Sest et ikkagi sealt ei saanud nagu aru, et oleks olnud jala ja joone vahel mingisugune vahe. Okei, see telepilt oli natuke hägune, küsimus ongi selles pildi kvaliteedis ja edasi, et seal nagu mingit sükest, ütleme, et Leedu kohtunikud oleks tahtnud Eesti klubile mingit kingitust teha, seda see nüüd kindlasti ei olnud. Aga nad tegid. See on nagu selge. Oota, see on selge, nii. Et selles suhtes video on ainuke asi, mille põhjal saab seda otsustada ja kui videos tundus, et jalg oli joonel, siis oli joonel. See, et nüüd hiljem tuli Õhtule fotograafi poolt välja mingisugune foto, kus on näha nagu, et jalg ei ole joonel. Kas see foto nagu ikkagi nagu ei päris ei tõesta seda, nagu on ütelnud ka korvpalli inimesed ise, et seal võiks ka jalg libiseda edasi. See Peep on väga jabur jutt, see jala libisemise jutt. Ma soovitan sul tõusta püsti praegu siin samas stuudios ja proovida teha see hüppelt ise niimoodi, et sellel viimasel hetkel, kus su jalad on juba varbad on maast lahti tõusmas, et siis veel libiseb see jalg. Ma tahaks seda viskiliigutust näha lihtsalt ja ma paluks selle kaamera ka suunata Peebu peale, aga räägime nagu ühest asjast korraga, et räägime esmalt sellest kohtunike käitumisest, et me peame siiski tunnistama,
et kohtunikud ei käitunud minu arust päris korrektselt, et kui Curtis Millich tabas selle viimase viske, siis 2 kohtunikku tõstsid üles 3 näppu, mis tähistasid siis 3 punkti viset. Mõlemad oma silmaga nägid ja oma silmaga nähtu põhjal otsustasid, et see oli 3. Nii, siis ütleme siis Alar Varraku protesti peale nad otsustasid videot vaatama hakata ja see video ei tõestanud vastupidist, no mitte kuidagi. See video oli selline, nagu ma ütlesin ka ülekande ajal, et selle põhjal ei olnud võimalik öelda mitte kumbagi. Aga video peal oli ikka näha, et jalg ja joon sulasid kokku. Ei, seda ei olnud näha. See video ei olnud piisava kvaliteediga, et väita seda. Peep, kuule, vaata, see... Et isegi selle pildita oleks see olnud ikkagi kentsakas otsus. Nii, NFL-is on ju kindel reegel, et väljakul tehtud otsust, ehk siis 3 punkti vise, oli väljakul tehti otsus, et see on 3 punkti vise, saab muuta ainult sellel juhul, kui on ümberlükkamatud tõendid. Ei, mis see NFL siia peal? Ei, see puutub selle pärast, et see annab... Ära oma mõtete mängudega... Ei, küsimus ei ole mitte mõtetus. See ei ole argument. Jah, seal peavad muutmiseks peab olema video pealt ei saanud ka selgelt vastus, et see jalg oli joone taga, sest et see oli ikkagi... Aga vot siis ongi sulle... No aga sulle ei ole ümberlükkamatuid tõendeid. Kui kets ja joon sulavad kokku, siis järelikult on joone peal. Kas sa saad, Peep, aru, kets ja joon sulavad kokku sellepärast, et video kvaliteet ei olnud piisav lihtsalt? No jah, aga tähendab... piisav või mitte piisav. Seal videost oli näha, et nad olid jalg oli joonel. Et ma soovitaks ikkagi leppida selle teadmisega ja noh, selles mõttes peab ütlema, et vedas ja loomulikult tagantjärele reeglite järgi juba on võimatu midagi teha ja spordis vahel sellised ei ole midagi võimatu teha, väga hästi Balti liigas on tehtud tagantjärele. No okei, aga ma ei peaks seda õigeks ka siis, kui need rollid oleks vastupidised. Et see ei saa nagu lõputult minna, et selle jaoks protestimiseks on ikkagi kindlad protseduurid. Ja foto võib-olla tõesti, ma ei ole kindel, kas ta selle otsuse tegemisel lõpuks on siis nagu piisav argument või ei ole. Foto ei ole üldse nagu tegemist argument. Seda ütlesid ka ju, ütles ka Aare Allik, et see foto järgi... Aga siis ongi, siis ei tekigi küsimust, kas tasus seda fotot avaldada või mitte, kui see foto nägemine ei ole mingi argument. See on punkt 1. Ja punkt 2 on muidugi see, et ajakirjaniku asi on näidata tõde. Ajakirjanik ei tee otsuseid. Meie ei tee otsuseid. Meie laseme otsused teha kohtunikel. Ja ma tahaks selle küsimuse nüüd Peep ikka ära küsida, kui sa juba selle teema sinna viisid. Kas sa oleks selle foto avaldanud või mitte? Ei, vaata, me oleme suga... Ei, ma tahaks jah ja ei vastust kuulda, et kuulajatele ka. No tähendab, see ongi selline asi, et ma ei tea, ma ütlen ausalt, ma ei tea, kas ma oleks seda avaldanud. Pigem mitte. Kui Suusaliit oleks eelmise aasta veebruarikuus tulnud sinu juurde ja öelnud, et kuule, nüüd on niisugune lugu, jäime vahele, aga Toomas Savi on siin helistanud Sarah Lewisele ja üritame siin ikkagi selle asja kuidagi nii-öelda, et see ei tuleks üldse välja, et nüüd oleks vaja teie abi, et te ka nii-öelda unustaksite ära selle asja. Mis sa teinud oleks? Ei, see on teine asi. Mis ta teine asi? Sellepärast, et ühel juhul... Kas on... Oota, ühel juhul on tegemist nagu pahatahtliku reeglite rikkumisega. Kust sa tead seda? No kuule, kui alustatakse mingisugust kinnimätsimist, topingut nagu niisama enese teadmata või vähemalt oma tiimi teadmata ei ole võimalik manustada, see on nagu selge, et seal on tegemist nagu pahatahtliku käitumisega, siis see tuleb igal juhul avalikkuse ette tuua. Selles olukorras aga ei olnud nagu kellegi pahatahtlik käitumist tegelikult keegi ei ole väitnudki seda. Et milleks siis asjata tekitada oma meeskonnale nagu sellist nagu negatiivsust, ma ütlen nii, et inimesena ma kindlasti ei poolda seda. Ajakirjanikuna, siis võib jah võelda nii ja naa. Mina ütlen nii, et sa ajakirjanikuna lähed praegu väga libedale teele ja just sellele teele, et mis siis ajakirjanduse üles Aga miks sa siiamaani, vaata ma eile sulle esitasin ka küsimus, sa lõpuks ei vastanudki mulle. Kui me oleme suga vaadanud koos korvpalli vanadel aegadel. Nii. Kui näiteks kuulus Margus Metstak sõna otseses mõttes reegleid rikkudes alati seal korvi all toimetas mingeid asju, meelitas välja vastastelt vigu, ajasid närvi seal ebaseaduslike tegevustega, siis sa alati karjusid, oh jess, kõva Marga hästi, tead. Aga miks siis see? Ma tuletan sulle meelde, et kui meil oli ükskord ka foto, mis näitas, kuidas Metstaki reeglite rikkumine, mis kohtunikul märkamata jäi, tõi võidu oma meeskonnale, siis see sai ka avaldada. Sai ka avaldada, me töötasime tolle ühes leeskoos, nii. Aga seal oli ka pildi allkiri, tegelik kangelane. Nii. Kuna Marga hoidis seal tõesti veel meie käest kinni lasata. No mis siis, sama hästi, ma ei olnud osaline. Sama hästi oleks ma võinud panna ka
Pildi allkirja viimase mängu kohtunike kohta ja kirjutada, et nemad on tegelikult kangelased. Aga miks sa siis kiitsid alati ka takka seda sihukest tegevust? Mis mõttes ma kiitsin sa alati, kõva Margo, hästi. Sa lähed mingile libedale teele, mida keegi kuskil kunagi on rääkinud. Vastupidi, ma vastasin sulle. Peep, kuule, saad aru, ajakirjanik võib võtta vastu, võib avaldada oma arvamust, aga tema ei tee otsuseid. Otsuse teeb kohtunik, kas Marga tegevus on seaduslik või mitte. No aga ongi, meie võime ainult oma arvamust avaldada. Sellest ei ole midagi ja ajakirjanik peab ka arvamust avaldada. See on esimene asi ja teine asi, Peep, kes sind võtaks tõsiselt, kui sa ühel puhul peidad tõde ja teisel puhul ei peida seda? Kes sind tõsiselt hakkaks võtma üldse? Ja miks, aga kuidas lugeja teab, et sinu jaoks on nüüd VEF-i ja Kalevi puhul kehtivad ühed reeglid ja Rocki ja Kalevi mängus teised ja Tarva ja Rocki mängus hoopis kolmandad põhimõtted? See on põhimõte, Peep, see on põhimõtte küsimus, aga kuna reklaamipaussurut hakkas, ma muidugi ei tahaks kogu seda aega kulutada ära ainult selle viimase viske ümber, vaid ma tahaks nii palju ikkagi öelda, et see, mis viske varju jäi, no nii nagu alati juhtub selliste olukordadega, on ikkagi kaks asja ju see, et Kalev tegelikult mängis hea mängu. Muuseas, ma siiski enne selle ploki lõpetuseks, ma ütlen, aga Tarmo tuletab meelde sinu sõnu, see sama õhtu seal all koridoris, kui me rääkime, ütlesid ka, et mis see Taino Lutter rumal nüüd jooksis selle fotoga igal ühel näitama. Täpselt nii oli, Tarmo. Nii, aga mis ma selle lausega mõtlesin? Sa mõtlesid seda, et seda ei oleks tohtud näidata? Ei, ma mõtlesin hoopis midagi muud asja. Mis muud asja? Kust sina tead, mida ma sellega mõtlesin? Aga mida sellega mõtlesin? Kas ma mõtlesin sellega seda, et ta ei oleks pidanud seda avaldama? Kus sa seda võtad? Ville Arike, minu kuuldes helistas Taino Lutterile, et kustutame selle pildi ära. Peep, see on nii tobe ja hale, kuhu sa nagu laskud selles vaidluses praegu, sest ma tahtsin teise asjana öelda seda lihtsalt, sa katkestasid mind jälle. On see, et mis ei varju, oli Kalevast hea mäng, mida tahaks hooaja jooksul rohkem näha. Ja teine on ikkagi see, et 6 otsustavas vabaviskest 3 kahjuks Kalev viskas mööda ja see üldse Curtis Militšile võimalus andis. Meedu Nuta on tagasi, vahepeal jätkus siin vaidlus, aga jäägu see nüüd seks. Ja räägime nüüd kiiresti. Ma ei jäta seda veel sinna, kuna Peep üritas väita siin, et ma keeldusin ta küsimusele vastata ja vassisin, et kui ta juba tõi selle mingisuguse omavahelise jutu. Kui ma ütlesin seda, et Tairo poleks pidanud sellega jooksma, siis ma mõtlesingi seda, et ta ei oleks pidanud saalis sellega ringi jooksma ja kõikidele seda näitama. See ei oleks muutnud fakti, et Õhtuleht oleks seal pildi samal õhtul avaldanud. Kogu lugu. Aga siis ei oleks tekkinud ka mingit vaidlust seal koha peal. Mis seal vahet on? Järgmisel päeval oleks ikka vaidlust tekkinud. Kuulge, nad ei oleks protesti saanud esitada. Nad ei saanud niigi esitada ju. Tänu Ants Seegi osavale käitumisele. Ei, vastupidi, nad ise ei teadnud reegleid ju. Nii, lõpetame nüüd selle korvpalli jutu ja kiirvahemäng. Baruto Yokosunaks ei saanud, turniiri ei võitnud ja põhimõtteliselt Jaapani sumoeksperdid arvavad, et võib-olla ei olegi Barutol mõtet praegu Yokosunaks saada. Põhjus on väga lihtne. Yokosunakst allapoole enam langeda ei saa, kui sa oled seal üleval, on ainukene võimalus lahkuda pensionile. Ja lihtsalt Baruto ei ole praegusel hetkel väärt Yokozuna tiitlit. Ta ei ole nagu Akuho, kes kas võidab või on äärmisel juhul teine. Baruto ei ole sel tasemel. Ja kui ta nüüd saaks Yokozunaks, pool aastat võib-olla siksiks seal, turniire võidaks ja siis saadetakse vend lihtsalt pensionile ära. Mis te arvate? Ma arvan, et see on suhteliselt rumal ettepanek, et esiteks ma olen aru saanud, et Baruto ei kavatsegi nüüd nagu väga kauaks jääda sinna Jaapanisse, et ütleme, ta ise on öelnud, et 2-3 aastat kõige rohkem ta veel kavatseb seal nii-öelda karjääri teha, koguda veel pensioni samast endale ja siis tulla talu pidama. Ta ei peaks 2-3 aastat vastu Yokozunana. No aga Yokozunana tal ei olekski vaja nii palju vastu pidada seal, et ta teeks ju oma töö ära ja jõuaks selle ülima tiitlini ja ütleme ka rahalises mõttes ma arvan, et ta ei kaotaks kindlasti. Mina jälle arvan, et ennem jõua sellele tasemele, et sa oled valmis igat turniiri võitma või äärmisel juhul olema teine ja võt siis... Sellel tasemel ta minu arust ongi siis, kui ta need 2 turniiri järjest ära võidab, et seal muud kriteeriumit ju ei ole. Aga vahetame teemat, Kein Einaste üllatuslikul kombel tuli Eesti meistriks maratonis. Jah, sprintimees, absoluutselt. Ja kusjuures, mis on väga huvitav, suusaliit, kuulake nüüd, te saate sellega hästi palju vilja lõigata. Rehemaa kaotas Einastele 24 sekundit. Kui Einaste oleks olnud Oslo maailma karikal 24 sekundit Rehemast kiirem, oleks ta võitnud maailma karika kõige legendaarsema etapi, mis tähendab, et Einaste on kõva. Segane oli, jah? Ei, miks?
sellepärast, et ühistart oli ja Rehemäe kaotas võitjale jaa, 20 aga see ei olnud sekundit. ühistardist testikad. Ei no aga tähtsad on sekundid. see on lihtsalt nagu mõtteks suusajuhtidele järgmine kord, kui on jälle nagu Propagandat on vaja argument võtta, siis annab selle peale ju Selle mängida küll. argumendiga Aivar Rehemaa ise välja, et tal oli karjääri paremuselt 3. sõit seal Norramaal. Nii, aga minu ainukene küsimus, miks sõidab Einaste sprinti, aga mitte pikka distantsi? See näitab Eesti suusatamise mõttetust. Nii. Mingisugune Tammeki jalgpallur, keegi Maido Pakk, kellest mitte keegi pole mitte midagi mitte kunagi kuulnud, mängis Loora vastu aluspüksteta. Noh, palju õnne talle siis. No mina olen ka mänginud korvpalli aluspüksteta mõnikord. Mis siis? Aga miks sellest uudist ei ole tehtud? Ei tea. Äkki nüüd tehakse? Et noh, ma saan aru, et mingid vale värvi trussikud olid mehel jalas. No. Ei ole vaja eputada mingid pikkade säärtega trussikutega. Tõmba tavaliselt vuppid jalga ja kütased metsib. No aga nii nagu sa oma sissevaatuses ütlesid, siis vähemalt nüüd tema nime, noh, vähemalt meie kuulajaskonna ja kui ma su käest järgmine nädal seda küsin, sa kindlasti ei mäleta enam, kes see oli. No peame Kihlet mäletama. Kui sa praegu selle meelega õpid pähe, siis muidugi. Nii, aga klassikalise kulturismi MM-il Tallinnas võeti 20 dopinguproovi, millest 7 olid positiivsed, kõik olid nii-öelda külalisvõistlejate proovid, need, mis positiivsed olid, mistõttu Eestile tuli natukene medaleid juurde, võistkondlikus arvestuses tõusis Eesti maailmameistriks ja Koovit tuli kenasti pronksile, mis tähendab seda, et järgmine kord korraldage jälle Tallinnas ja võtke 30 või 40 dopinguproovi ja lõppude lõpuks eestlased löövad medalilaua lihtsalt kenasti puhtaks. No küsimus nagu tekibki, et kui seal sportlasi ma nüüd peast ei oska öelda, kui palju seal võistles, et miks tehti 20 dopinguproovi ainult, et kui 27 oli positiivsed, siis mõelge, kui palju 100-st oleks 35 olnud. Jah, absoluutselt. Aga ikka vinge ala, kus 35% proovidest osutuvad positiivseks. Aga kiire vahemängu lõpetuseks vormel 1 viimase etapi juurde ka veel korraks. Sergio Perez kuidagi väga paistis sedamoodi, et kinkis vist Fernando Alonsole võidu. No kuule, suurmeistrine kuidas ta kinkis, ta oli ju teisel kohal. Nii. No. Ta ei olnud esimene, mis see kinkida oli siis? Ei no, ta oli kohe möödumas. No, auto oli sedavõrd kiirem, et see oleks piinlik olnud 6 ringi töristada poole gaasiga. Me ei tea seda, mees eksis, sõiduviga. Pikaks lasi kurvis, kõik. No aga kus kohas? Mees eksis, mis sa vaidled? Jah. Mees eksis kurvis, nägid? Mida näinud, sõitis pikalt välja, kõik. Nii, jah. Ja kuna ta on Ferrari noorteprogrammi liige... Mees sõita ei oska, siis ei olegi midagi rääkida. Olgu ta noorteprogrammi või vanade programmi liige, mingit vahet ei ole. Selge. Mees sõita ei oska, aga miks teda siis Ferrarisse kohe võetakse? Noh, võetakse, aga me seda ei tea veel. Seda me ka ei tea veel. Seda me saame hiljem teada. Et võib-olla selle vea pärast nüüd ei võetagi. Jah. Ja minu arust on kõik täiesti normaalne. Nii, aga meil on kirjade rubriik, me peame vist nihutama see järgmist saateblokki, sest et nüüd peame minema vist reklaamipausile. Uudised kuulatud, mehed ei nuta tagasi, Peep Pahv, Tarmo Paju, Jaan Martinson ja meil on nüüd kirjade rubriik kavas. Nii, jah, kuna ennem ei jõudnud, siin oli palju vaidlust ja tarbetut vaidlust minu absoluutse tõe vastu, siin mehed hakkasid plõksima, siis nüüd alles jõuame kirjade rubriigi juurde ja Siim küsib meilt, et Siim küsib jah, et vormel 1 etapi kohta, kus seis on väga ootamatu, et Jaan, sina siin ütlesid, Ferraridel ju mitte midagi ei tule, aga nüüd ootamatult siis ikkagi võitsid etappi, et kuidas sa seda kommenteerid? No põhimõtteliselt vihmasel rajal oli Ferrari tõesti väga kiire, on olnud ka kirjatükid, mis selgitavad, miks kuival rajal Ferrari kiire ei ole, see on niivõrd tehniline, ma ei hakka seda selgitama, aga ma võin kihla vedada, et Ferrari tšempioniks ei tule. No selge see, et vihma selgubki see, kes on õige sõidumas. Nii, teine küsimus on ka Jaanile. Erki siin küsib, et võib-olla Jaan kommenteeriks, et kas Tiger Woods on nüüd tipus tagasi? No ma loodan, et ei ole, sellepärast, et mulle Tiger Woods kui mängijana ei meeldi ja selles mõttes on nüüd põnev, kohe hakkab Masters pihta ja seal vähemalt saab kellegi vastu olla. Aga miks sulle Tiger Woods ei meeldi? No, kõva suksutaja ikkagi. No ta on suksutaja, aga küsimus ei ole... Küsimus mehe nahavärvis? Ei, ma ei kommenteeri, ei kommentaari. Nii, selge, kõik said aru, mida Jaan mõtles. Ja Mart ja taas Jaanile. Jaani rõõmuks peaks Jason Smith Ameerika jalgpalli üle minema. Kui siis arvab Mart, et samas poleks ta seal isegi Magnus Hundi vastu lootust. Jaan, kuidas sa kommenteerid siin, jutt käib siis ühest vähetuntud korvpallurist. Oled sa videot näinud või?
ei, videot ei ole näinud ja Ameerika jalgpalli mängigu ikka tõsised mehed, aga mingisugused pehmed korvpallurid mitte. Nii, siis Erki küsib meie käest, et kas on teada Balti liiga Final Fouri asukoht ehk riik ja linn, kus siis need mängud toimuvad. Eile uurisin asja, ei ole teada, et üks variant on Riia, kui Riia nüüd ei saa VEF kaotab Kalevile, siis on mingisugune õhkõn variant ka Tallinnasse seda tuua, aga küllap ta kuskil Leedus toimub. Ja ma miskipust usun, et Tallinn oleks täiesti arvestatav variant, sest neid võimalusi on nii harva, kus seda saaks Eestisse tuua, et patt oleks kas ükskord oli mingi Final Sixi, kus ükski Eesti klubi ei osalenud? Ja patt oleks nagu kasutamata jätta see võimalus, see siia tuua. Seda ka, nii, ja siis on viimane kiri, mida võtame, et siin raadiokuulaja küsib, et miks me oma saates ei kajasta sellist imetoredat spordiala nagu rugby. Et kas meil puudub igasugune huvi selle sportmängu vastu või milles asi? Jah, põhimõtteliselt küll. Ma võin öelda, ühe korra ma olen rugby vastu tõesti huvi tundnud, ma olin Prantsusmaal, vaatasin MM poolfinaali Prantsusmaa-Inglismaa ühes pubis ja seal vaadata oli seda küll väga sünge. Maailma meistrivõistlusi olen ka rugbys mina vaadanud, aga samas ma ütlen ka, et on kaks palju paremat spordiala analoogset, ehk siis Ameerika jalgpall number 1 ja Austraalia jalgpall number 2 ja alles siis tuleb rugby. No nii, aga siis lähme saatega edasi. Nii, kahjuks juhtus nii, me anname raamatu ka välja, Peep, kellele see raamatu välja annad, Tiit Karuksi 101 Eesti spordilugu. Ja ma arvan, et see Tiger Woodsi küsimus on nagu asjakohane, kuna Jaani vastus oli selline tore. Nii, aga räägime nüüd vehklemisest. Kahjuks Eesti EP-naised jäid taaskord olümpiamängudele, jääb neil sõitmata sellepärast, et viimasel maailmakarika etapil said nad 7. koha, sakslannad tulid 3. ja tänu sellele edestasid 1 punktiga Eestit maailma reitingus ja sakslannad nüüd sõidavad siis olümpiale. Mina ütlen nii, et see olümpial kvalifitseerumine erinevatel spordialad on ikka ülimalt totter. Et kui me teame, et Eesti naisvehklid on ikkagi maailma, ütleme tipptasemel. 9. nii-öelda ametliku reitingu järgi. Ja individuaalselt ka on tublid ja kõik, ja nemad ei saa olümpiale. Ja samal ajal mingisugused pagana purjelaudurid nökerdavad kuskil 100. kohal ja nad on praegu nagu nii-öelda olümpiakonkurentsis, et saavadki peale. No see on ju ajuvaba. No miks siis mõnel alal on see nii keeruline ja mõnel alal saavad ikka täiesti suvalised harrastajad saavad nagu sinna võistlema? Ei no võtame eestlastele lähemalt alalt, et sõudmises, võtame, oleks 4 paat 9, siis poleks probleemi olümpiale saamisega. Absoluutselt. Maailma 9 oleks. Nii-öelda ja süsteem oleks sarnane. Ja. Aga paraku nii ta läks ja siin ei saa nagu mitte kedagi teist süüdistada, kui ei taha ka süüdistada nagu meie vehklemisneide, sest nad võitlesid vapralt ja ütleme niimoodi, et ühes torkes oli kõik kinni, matš Venemaaga. Ja Irina Emrich alustas matši -4, 4 torkega oli taga, suutis viimaseks sekundiks viiki mängida seisu ja lisaajal, see on loterii. Irina Emrich torkas mööda, vastane torkas sisse, oligi mäng mängitud ja teine oli siis Rumeeniaga matš, kus ta läks maailma esinumbri Anna Bransa vastu ja suutis ka viigistada -1 pealt, aga sealt läks asi käest ära ja aga tegelikult, mis ma nüüd ütlen, meie vehklemisneiud on tegelikult on kõvad ja alles nüüd tuleb, ma loodan, et TP naiskond pääseb Rio de Janeiro mängude, sellepärast, et tulemas on niivõrd palju häid vehkleid, kes on tõesti maailma tasemel noori tüdrukuid. Praegu on esinumber, on meil Erika Kirpu, kes on 19-aastane alles. Irina Emrich jätkab, Kristiina Kuusk jätkab. Sealt alt tulevad veel Lehis, Suikova, Beljajeva, kõik. Meil on 7-8 maailma tasemel vehklet kohe tulemas. Nii et see on vähemalt positiivne. Maailma meistrivõistluste medaleid hakkab tulema rodus. Ainult häda on see, et lugejaid see spordiala aga mind huvitab, ma vaatasin kõik need matšid ära. Teine häda on siiski veel selle Jaani jutu peale, see on see, et seda ütles Jaan ja ennustas neid kõiki suuri võite tema, kelle puhul need asjad ei pruugi alati nii täppi minna. Järgmine nädal on juunioride maailma meistrivõistlused, pange tähele. Esimesed medalid tulevad juba sealt. Ei no jutt ei käinud ju juunioride võistlused. Ei no EM-ilt võidame ka medali. Aga ei, muidugi hoiame Eesti kaunitele vehklejatele pöialt, läheme väheke mehisema või päris kõvasti mehisema ala juurde, ehk et käsipall. Eesti klubid valitsevad Balti liigat täielikult ja ma arvan, siin on nagu
kaks jutu otsa, kust kinni hakata, üks on siis see sama Eesti klubide ülemvõim sarnaselt võrkpallile, mis toimub käsipallis, ja teine on see, et kas HC Kehra hakkab väikest kodust kaalukaussi Põlva vastu nii-öelda teisele poole kallutama. Tegelikult mina võtaksin siis üldse kolmanda suuna, kui jutt käib käsipallist. Minu arust on Eesti kodune käsipall on sattunud täiesti ummikseisu praegu. Selles suhtes, et puudub ju väljund, ütleme, Kehra ja Põlva näol on olemas täitsa normaalsed võistkonnad. Tean, et Põlva eriti on üritanud viimaste hooaegades komplekteerida ennast hästi, aga kui on tulnud see eurosari, on seal ju siuke naljakas, et piisab ühest ebaõnnestu, piisab, et sul keegi saab vigastada enne eurosarja mängu, kaotad ära selle ja ongi põhimõtteliselt eurohooaeg läbi. Ja siis pead keskenduma see Balti liigale, kus tegelikult sisuliselt nagu tõsine konkurents puudub, nii nagu puudub tõsine konkurents ka Eesti koduses liigas, et need kaks klubi on praegu ikkagi teistest üle. Et siin ongi nüüd, ja sama seis on ka võrkpallis muidugi, kus on ka ummikseisus, et nüüd ongi võrkpallurid otsivad ju ka väljundit küll Venemaale, eks ole, küll soomlastega üritavad teha, küll Balti liigat laiendada. Sama asi nüüd käsipallurite idee number 1 võiks olema see, et see sama Balti liigat tuleks saada ikkagi nagu kõvemaks. Noh, kas või see võtta see Venemaa, see Peterburi poolne regioon, sama see Valgevene sinna tagasi tuua, kes seal on olnud, võib-olla ka Ukraina, midagi vaadata veel sinna juurde, et see tase oleks nagu kõvem, et oleks ka mingisugune selline sportlik point nagu asjal, et praegult on ikkagi, ei ole seda, et see nende Eesti klubide võim on ikkagi nagu liiga kõva. No ainuke vahe on see, et võrkpallurite puhul me oleme üsna konkreetsetest plaanidest kuulnud ka, aga käsipallis vist on need asjad nagu, ütleme, rohkem algjärgus. Ja võib-olla käsipall on lihtsalt niivõrd väike ala ja niivõrd, ütleme niimoodi, maakondade keskne, et sealt ei osata ja ei veel suurelt mõelda. Samas see on nii kihvt ala, kui sa vaatad veel, mina vaatan vahest töö juures ka, seal näitab seda Euroliiga neid mänge, kuidas Saksamaal on seal 10 000 inimest tribüüni peal, kuidas möll käib, et Euroopast on ju kõva, Skandinaavias on kõva, kuidagi peaks saama võib-olla siis mingi nende skandinaaviatega kuidagi ennast siduda või... Ma pigem ütleks, et see, et ta on Eestis ja tegelikult ka päris paljudes muudes riikides, ei ole nagu nii-öelda pealinnade teema, vaid ikkagi selliste väiksemate kohtade teema, et see on ühest küljest miinus, aga teisest küljest ikkagi pluss, et me näeme Põlvas ja Kehras ikkagi nii-öelda päris spordivõistluse õhkkonda, samal ajal kui võrkpallis, Tartu võrkpallimeeskond on ikka, olen näinud neid mänge aastate jooksul küll, kus tundub, et väga ei huvita kedagi Tartu. Ega ka Tallinnas Selveri mängud kedagi ei huvita, kui ei ole just finaaliga tegemist või mingi eurosarja mängu. Tavaline rea, see Eesti-Läti ühisliiga mäng, toob publikut kohale väga hõredalt. Jah, aga ta ikkagi toob nende mõlema ala juhid nüüd peavad ikkagi, see peab olema prioriteet number 1, et kuidas nüüd seda asja edasi viia, et sellest seisest veest võib pääseda. Nii, aga kuidagi ei saa seisust veest rääkida Eesti korvpallis, kuna siin üks tants ja trange läheb teist taga ja siis enne nüüd, kui kuulus skandaalne vise toimus, siis päev enne seda Kalevi meeskond siis ei sõitnud kohale Rakverre ja jäi pidamata siis Kalev Cramo ja Rakvere Tarva vaheline Eesti meistriliiga kohtumine ja siin tuleks ju küll nii-öelda tutistada ja vitsutada tegelikult põhimõtteliselt kõiki osapooli, alustades Balti liiga juhtkonnast, Eesti korvpalliliidu juhtkonnast, Kalevist ja Tarvast, et kõik peavad, on siin kerge, ütleme, sahmaka nagu ära teeninud, sest et mitte ükski pool ei suutnud, ütleme, näidata mingisugustki, ütleme, koostöövalmidust, organiseerimisvõimet, ütleme, liiga juhtkonnad siis oma sükest, eriti korvpalliliit, võib-olla oma sükest positsiooni maksumapanekut, et mitte midagi, nagu mitte keegi ei teinud. Ja kannatas publik. Korvpalliliidu koha pealt jällegi, see on ka kahe otsaga asi, et kui korvpalliliit oleks jõuga selle asja ära tõstnud, siis sa räägiks võib-olla hoopis vastupidist juttu. Ei, mina ütlen seda, korvpalliliit oleks pidanud sundima Kalevit ikkagi seda Balti liiga mängu liigutama. Ja kuidas sa saad sundida? Kuidas sa saad seda see ei ole võimalik ju. See ei ole võimalik. See pall ei saa ka põrgata muidugi kõikide osapoolte vahele. Just täpselt. Et lõppkokkuvõttes ikkagi asi algas nagu kahest suurest nagu nii-öelda veast või nii-öelda tegemata jätmisest, et üks oli ikkagi see, et kui Balti liiga andis Kalevile need variandid ette, millal F-iga mängud on, siis Kalev oli sellega nõus enne, kui ta oli 100% kindel, et ta saab seal vahel oleva Tarva mängu ära nihutada. Seal on üks nüanss ja muidugi see on nagu küsimus number 1 minust, et kuidas sai seda teha. See oleks hoidnud kogu asja ära kõigepealt. Ja järgmine nüanss on see, et kuidas Kalev üritas nagu Tarvaga seda asja ajada.
Nojah, aga ütleme, et ega see oli õppetund päris suur ka Andres Sõbrale endale, et ta oli suhteliselt jäik selles küsimuses, noh, mulle tundub, et seal oli põhimõttelist küsimust ka päris palju, aga lõppkokkuvõttes suurim kaotaja oli tema klubi ja tema enda fännid. Aga Kalevi koha pealt muidugi jääb mulle arusaamatuks, miks nad selle nii-öelda otsuse teatamisega nii kaua ootasid, et selle võinuks nädala algul juba ära öelda, sest minu teada nii-öelda olid nad sinna tüürimas juba üsna varsti. Üks nüanss pidi veel nagu asjaolus olema, mida võib-olla siiamaani ei olegi välja toodud. Ma ei ole tähele pannud, et oleks välja toodud, ma rääkisin siin ka Aivar Kuusmaga siin, see oli siis pühapäeval ja selgus, et tegelikult see laupäevane päev oli kodumängu pidamiseks, nagu ütleme siin nendes lähipäevades nagu ainus võimalus, sest see nädal on vist mingisugune see kottpükste võistlus seal Suurhallis või? Mingi simple session või mis iganes on. Mingid rulatajad on spordipühamu jälle vallutanud oma lollustega, et sellepärast ei saa vist, ei oleks Kalev saanud mängida, aga muidugi oleks võinud lükata edasi veel ühe nädala võrrast, et kuni Final Fourid on veel aega küll. No aga seal oli ju, tekkis ka teine küsimus, et miks ei oleks võinud Rakvere, kui ta räägib, et ta tahab reedel raudselt mängida, kuna fännid teavad, miks Rakvere ei oleks võinud nüüd reedel, kui oli mäng Kaleviga, mängida oma eurosarja mängu. Balti liiga. Või Balti liiga. Aga nendel oli enne Balti liiga mäng juba paigas ju, ne? Nemad lähtusid, nemad panid Balti liiga, Eesti liiga mängu graafikuks tähtma. Jah, aga sellist võimalust minu teada pakuti isegi Tarvale, aga sõber ei olnud sellest huvitatud. Ja põhimõtteliselt kõik lootsid teisele, võt ma rääkisin Kalevi presidendi Valdmaga. Nemad lootsid, et tuleb Rakvere vastu, sellepärast, et Rakverel oleks ikkagi 5000 eurot, mis nad oleks selle mängu pealt teeninud piletitulu, oleks klubile vaja olnud. Nemad lootsid, et tuleb vastu Rakvere. Rakvere ilmselt lootis, et küll nad ikkagi kohale ilmuvad. Korvpalliliidul ei tulnud ilmselt pähegi, et Kalev jätab sõitmata ja see oligi põhjus, miks nii juhtus. Kõige olema see, ja siis Balti liiga pakub välja kuupäevi, kui vaatamata üldse riikide kalendrit. Mehed ei nuta asuvad viimase saateosa juurde ja siit nüüd üks veel vahepealne küsimus eelmise teemaga haakub, mis pagana liiga on Balti liiga, mis seab endal Final Fouri turniiri samale ajale eurosarja finaalturniiriga, mis tõttu siis Lübertsõõ ei saa nagu finaalturniirile osaleda. See näitab kogu seda asja nagu totrust, kõik see kogu see Balti liiga on ka nagu maha käinud ja ma ei tea, see kõik vajab nagu suurt reformi, et sedasi minna on nagu suhteliselt nagu mõttetu. See on nagu fakt. Kahjuks küll. Ja kui asjaga tegelevad nagu leedulased, siis kogu see häda peitub selles. Nii, aga Aivar Pohlak käis välja idee ehitada siis meie kuulus A. Le Coq Arena ühtäkki siis 30 000-liseks suureks jalgpallistaadioniks, kus siis saaks võimalusel pidada Euroopa meistrivõistluste mänge. Mina ei saa jälle aru, kas mingi täiskuu oli õues, kui see jutt nagu välja... Kus selline jutt üldse nagu saab tulla? Mis 30 000? Me ei saa ju üheks mänguks või piletid välja müüdud 10 aasta jooksul. See praegu, mis on 9000 palju see mahutub see staadion. Kuule, me ei saaks isegi 5000 staadionit tavaliseks koondise mängu jaoks rahvast täis. Mis 30 000 me räägime? Peep, kuule. See on ju kõige mõttetum raha raiskamine, mis üldse saab olla. Peep, kuule, kui sa tahad Euroopa meistrivõistlusi tuua Eestisse, siis sul peab olema vähemalt 30 000 staadion. Küsimus ongi selles, et kas ainult sellepärast ehitada staadionit, et tuua siia üks turniir. Sellega ma arvan nõustuvad kõik, et see ei ole jätkusuutlik. Me ei ole nii rikas, et ehitada niimoodi neid rajatisi nagu olümpiamängudeks mõnes olümpialinnas ja siis seisavad ja mädanevad need seal, olgu Ateenas või Pekingis. Kuulge, aga küsimus on selles, et mu esimene mõttereaktsioon oli samamoodi, et sinna betooni on Eestis seda raha valatud juba oli ikka päris kõvasti nende aastatega, et kas on sellel mõtet, aga teisest otsast vaadates, kui ikkagi suudetaks leida sellele ehitisele piisavalt funktsioone ja piisavalt nii-öelda sisu ka sellele peale selle finaalturniiri, siis miks mitte, aga see on suur mõtted küsimus muidugi. 30 000 Tarmo Käe. Seal saaks ju näiteks pidada kontserte, milliseid Eestis praegu staadioni kontsert, kui žanr on kadunud selles mõttes, et mingi U2-sugune bänd ei tule elu sees nii väiksele staadionile, nagu praegu on Lilleküla. Teine asi on ju see, et see staadioni rajatis ei ole ainult tribüünid. Nad pakuvad ju sinna, et tervelt, et see nii-öelda Eesti spordimaja, kus oleks kõik alaliidud pluss EOK,
eks, sealt on ju meil on see maja olemas Pirita teel praegu. ei noh, aga sinna kõik isegi ära ei mahu, nad on kõik Nad laiali. ei tahagi mahtuda, osad ongi meelega ära kolinud sealt ju. Nii, aga seda ju tuleb rentida, mis iganes. Nii, teine asi on näiteks tõesti, et kehakultuuri teaduskond sinna kolida, igal juhul seal on majale anda Vaat see nüüd Poolak on nagu huvitav mees muidugi, tal on mingi oma erahuvi selle staadioni ehitamiseks, eks ole. Mis mõttes erahuvi? Jutt käib rahvusstaadion. Oota, mind huvitab üldse Eesti rahvusstaadion, miks see, mina ütlen Lilleküla meie rahvusstaadion, rahvusstaadion on meil Kadrioru staadion. Okei, see ei ole praegu miks see üldse, mis jutt see ei, on küll teema. Kus on üldse jutt, et see jalgpallistaadion on rahvusstaadion Eestis? No ma ei tea, kus see tuld on, keegi sellepärast, et sa ei saa rahvusvahelisi mänge pidada Kadrioru staadion. Aga miks see rahvusstaadion rohkem kui kergejõustikustaadion näiteks? No seda ei ole Peep kuskile kivisse raiutud ja kirjutatud. Ei, no aga jalgpalli rahvusstaadion, noh, ütleme siis nii. Niimoodi nad ei ole seda muidugi üheski oma uudises välja toonud, aga see selleks, aga noh, lihtsalt Poolaku huvi on see, et näidata, kui kõva on jalgpall Eestis, sellepärast on tal tarvis seda staadionit ehitada, et näidata oma seda ülemvõimu ja siis ta veel lisaks sellele nüüd tahab riiki taha saada, et tuua sinna kõik need muud asjad, mis sa siin kõik välja tõid, need ülikoolid ja alaliidud ja nii edasi. Et veel, kusjuures ta ei taha seda oma rahaga teha, vaid tahabki seda nagu riigi toetusega teha. No see on nonsense. No kuule, kes teeb oma rahaga üldse midagi meil siin? Kus kohas on see? Mis sa arvad, et Suusaliit ehitas Tehvandi valmis oma rahaga? See Tehvandi on ka üks Eesti spordi kõige suuremaid totrusi, kui on staadion, kus on jooksuring, on poolik ring. No sellepärast, et see on tali, see on Ma segan nüüd vahele, see vaidlus sai eelmine saade juba ka täiesti teemaväliselt teil ära, et võite seda kolmandat korda pärast saadet teha veel siin Kuku raadio ees ja kõik kuulajad võite tulla kohale ja kuulama tulla seda. Aga kiirelt saate lõppu räägime veel ennustusest ka eelmisel nädalal. Kuule, lõpetage ära mehed nüüd, aitab. Et eelmisel nädalal punkt Jaanile, et vehklejad ei pääsenud olümpiale, punkt Peebule Riia VEF-i võidu eest. Siin muidugi, tuleks muidugi... No tegelikult tuleks see punkt ära võtta, sest tegelikult oli see 3 ja Riia VEF võitis. Ja 2-2 ja 1 on siis seis, Jaanil Peebul 2 ja minul 1, enne kui selle viimased küsimused lähevad eetrisse nüüd ja esimene küsimus on, mitmenda koha Ott Tänak saab Portugali rallil? No see on viimase kohal vasta. Mina vastan, et ta katkestab. Ma pakun, et ta saab 5. koha. Ma pakun, et seekord läheb natuke kehvemini, 9. Pessimist. Teine küsimus, kas Kalev või Riia VEF? Ja mina vastan tuntud pessimistina, et Riia VEF. VEF. Kalev. Optimist. Ja kolmandaks, millise tulemusega, ehk siis kas võit, viik või kaotus, nii-öelda 3 varianti, lõpeb homme meistrite liiga kohtumine AC Milan ja Barcelona. Ja mina vastan, et see kohtumine lõpeb Barcelona võiduga. Viik. Ma olen põhimõtteliselt Barcelona vastu, siis ma olen Milani poolt. Kuigi nad on ka vanameistrid seal nii palju vähemaks võtnud, ei peaks nende poolt. Põhimõtteliselt Peep ja ei pea olema sulla staadion täisring. Aga sellega on tänane saade läbi, vaadake meid Facebookis, kuulake järgmisel nädalal ja Peep Jaan jätkavad kohe Kuku raadio ees oma Tehvandi vaidlust. Mehed ei nuta. Keegi kaotab ja keegi võidab, aga spordis mehed ei nuta. Portaal Pahv. Mehed ei nuta.